Head käed, Georg, seenelkäik ja vehkleja, mandariinid ja nullpunkt ja risttuules, tõde ja õigus, emalõvi, Kalev, maastik mitme kuuga ja Pivajärve 8 nägu. Need ja paljud teised vägevad lood ning suur hulk väärt dokumentaalfilme on ekraanile toonud filmikompanii Allfilm, mis möödunud nädalavahetusel tähistas 30. juubelit. Täistund uuris, milliste rõõmude ja valudega kasvas Eesti tuntuim filmikompanii ning milliste kõhkluste ja kahtluste taustal sündisid hilisemad publiku lemmikud. Eks ta ole olnud ühelt poolt nagu lipulaevasid oma toodangu kvaliteedilt ja tegijate poole pealt. Samas on ka ta mingi stabiilsuse märk. Kõik proovivad, aga keegi tegelikult ei tea, mis töötab ja kuidas töötab ja kui palju töötab. Aga tundub, et Allfilm teab natukene rohkem. Nad on toetanud noori andeid, nad on võtnud riske, nad on teinud suuri kasvafilme. Ja siis on ikkagi inimlik faktor, see inimeste kooslus ja see sünergia, mis selles firmas on, kui sa sinna lähed. Aga alustagem otsast. Enne kui Allfilm päris oma nime alla alustas, olid firma põhitegijad tööl tuntud filmimehe Peeter Urbla ettevõttes. Exit filmis tegime vabakutselistena filme ja eks me hakkasime omavahel juba hästi läbi saama kõik kuidagi ja siis tundus, et ühel hetkel on vaja samm astuda. Aga siis 95 me mõtlesime, et see on hästi Eesti asi ka, et me peame ise tegema. Täna on Allfilmil 3 omanikku, Ivo Felt, Pille Rünk ja tunnustatud operaator Rein Kootov. Aga alguses oli osalisi koguni 7. Legendaarne telemees Mati Talvik oli see, kes ütles, et värske filmikompanii nimeks võiks olla Allfilm. Kuigi nimeks sai Allfilm, siis alustati hoopis muuga. Ja 10 aastat jooksime ennast käima, proovisime ellu jääda, tegime väga palju reklaame. See oli selline aeg, kus reklaame tehti hästi loominguliselt. Eelarved olid suured, igad reklaami vaatasid nagu väikest filmi. Nad olid lihtsalt praegu vaadates nii jaburad sel ajal, et kõik, mida tänapäeval enam ei saa teha, sel ajal ei sai teha, eks. Turvavöö võib päästa kõige halvemast. Ma ei tea, millegipärast mul on meeles me tegime Keeno Lotole kunagi ja siis sealt jäi üks selline lause, et suuri numbreid näen ka unes. Kuna meil ei olnud eelarvetes kunagi raha, siis me kogu aeg kordasime, suuri numbreid näen ka unes, et see muutus selliseks stamplauseks meil. Kas te neid väikseid numbreid näete? Jaa. Aga suuri? Suuri numbreid näen ka unes. Doktor, mis mul viga on? Teil on krooniline rahapuudus. Kuidas ravida? Keeno Lotto, 2 korda päevas, 1 mänguväli korraga. Kella 2 päeval ja 8:30 õhtul. Kas see aitab? Aitab. Kindlasti aitab. 95 oli tegelikult väga raske aeg, et raha filmi tegemise jaoks oli väga vähe riigis. Et see oli see, mis toona toitis? See oli see, mis toitis, jah. Ja sinna juurde siis tekkisid ühel hetkel, me hakkasime tegema Briti telekanalitele dokumentaalfilme ja sarju. See oli üsna haruldane, et me sellist tööd teha saime ja me tegelikult kokku tulime ikkagi sellepärast, et filme teha, mitte reklaame teha, eks ole. Aga esimene mängufilm oli meil, ta tuli ekraanile 2001, oli Peeter Simmi Head käed, mis jõudis Berliini. Sellest oli läks esimesel filmi kohe päris hästi. Teisest ilmast tagasi või? Sa oled jälle küüslaukus. Korrat, ma panin terve Muhula korrale. Mul on see praegu veres, sul ka nüüd. Üha tugevamini hakkas arusaam Allfilmist kui tugevast filmitootjast tekkima kusagil 2005-2006 aasta paiku, kui tuli Ruudi. Kui isa ei ole, tuleb ta kuidagi leida. Suur papa konkurss! Aga et korralik isa leida, peab võitjale olema kopsakas auhind. Siis ei jää muud üle, kui see vormi varandus merepõhjast välja tuua. Ja Ruudi oli oluline film, esimene lasteks me tegime mingi identiteedi mõttes võib-olla, et me kehtestasime, et me saime filmi teha. Ja Ruudil iseenesest läks juba maailmas ka päris kenasti. Pärast seda tuli päris kiiresti juba Georg. Georg on mulle natuke selline võib-olla, kuna Georg on minu esimene mängufilm, mille mina produtseerisin ja Peeter Siim lavastas selle filmi. Ma arvan, tegelikult see on päris uhkelt lavastatud film.
muidugi leidus Georg Otsa eraellu tunginud filmil ka piisavalt kriitikuid. Kui sa teed kellestki sellisest filmi nagu Georg Ots, siis arvatavasti pead olema selleks valmis, et paljudele see võib-olla meeldib ja paljudele võib-olla ei meeldi üldse, et mis jutt see on, meie Georg ei olnud selline. Ega pärast seda enam jalga gaasilt ära ei võetud. Või hakkasid tulema autorifilmid, mis olid ühtlasi ka kassafilmid, alates Seenel käigust. Mis oli meie jaoks natuke üllatav, et see osutus nii populaarseks. Vaata, ma panin selle Peruu reisi kuluhüvitiste hulka. Ära selle pärast muretse, see käib asja juurde. Siin olen. See pole õige mets, ma ütlen. Esilinastuse aplaus oli meeletult ja üllatav. Kas on mõni film, mis iseäranis allfilmi siis ise loomustab, neid defineerib? No ütleme Mandariinid kindlasti, eks ole. Filme, mille järgi ikkagi tegelikult Eestit väga hästi teatakse. Korjame palju korjame. Mina nüüd juba sabi raitan. Kuule, ma teen täna 10 kasti, siis on kokku 200, mis arvates aitab. See sõiti sees, aga see pani tal järel. Andis tuld. Mandariinid, mille eduloost on nüüd 10 aastat möödas. Praegu räägib meile võib-olla isegi aktuaalsemat lugu, kui see oli toona. Need asjad, millest see film räägib, on nagu peaaegu, et käega kasutavad, eks. No что, враги? Его зовут Ахмед. On ikka. Gruusia režissööri Zaza Uružadze lavastatud Mandariinid, mille peaosas säras suurepärane Lembit Ulfsak, nautis esimese Eesti filmina nii Kuldgloobuse kui ka Oscari nominendi säravat staatust ning oli silmapaistev paljudel festivalidel. Aga Grusiin? Tema ka? Ma ei oleks päris kindel, kas ta filmi tegema peab, aga siin, ma ei tea, Rein Kootov ja Lembit Ulfsak rääkis laugu pähe, et teha. See inimlik lugu 4 peategelase vahel, et ta nagu haarab kaasa, aga nii suurt nagu rahvusvahelist menu me ei oodanud. Meile ta loomulikult annab mingit sellist nagu võib-olla tugevamat jalgalust või et kui keegi kuskil ka sellises, ma ei tea, maailmafilmi mekas võib-olla ütleb, et filmil on mingi väärtus, siis eks me kuskilt võib-olla mõtleme, et näed, võib-olla siis me ikkagi oskame ka midagi teha, kui umbes nii. Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valmis allfilmil silmapaistev ja vast isegi eepiline film Tõde ja õigus, millest sai hoobilt kaasaegse Eesti kinopubliku rekordite purustaja. Ma arvan, et keegi, kaasa arvatud allfilm, ei läinud Tõde ja õigus tegema teadmisega, et siit tuleb film 2 mehe tülist mingi kraavi pärast. Seda läheb vaatama 270 000 eestlast. Eks. Sina paisutad vett minu maale. Mina paisutan vett ainult oma heinamaale. Kas sa võid omale käe südamele panna ja kinnitada, et sina ühelegi riiulega kohtukäimisele pole põhjustanud? Ja huvitav nüanss on see, et kinos mõjub kuidagi paremini. Kogu see pildi ja eriti helimaailm on väga rikkalik. Ja kui sa hakkad filmi tegema, siis tegelikult mitte kunagi ei ole kindel, kas asi õnnestub. Ja see ausalt on ka see, mis filmi tegemise jõudselt lahedaks teeb. Ja sul võivad olla kõik väga kõvad komponendid käes. Hea lugu, hea režissöör, head näitlejad, isegi raha võib-olla, see võib jumala pekki minna. Aga mõni asi aeg-ajalt õnnestub ja tegelikult mis õnnestub, ega neid palju pole, eks ole. Mõneti ootamatuks edulooks kujunes samuti Vabariigi 100. sünnipäevaks valminud Liina Triskina Vanhatalo debüütfilm Võta või jäta. Sa ikka kujutad ette, mismoodi elu titega käib? Draama noorest üksikisast, siis Soomes töötavast esmapilgul jõmmist, kes kasvab ümber siis tänu oma väiksele tütrele. See ei ole film, mis tegelikult nagu peaks tooma kinodesse 60 000 vaatajat, aga oli. Ja Liina sellise esimese pika mängufilmi tegijana oskas, ma arvan, et vajutada mingeid väga õigeid nuppe. Mida sa pigised? Jää vai! Ma muud ei teed, ma söödan, pesen ja koristan ja mida sa tahad? Nii Triskina Vanhatalo kui ka Tõe ja õiguse lavastaja Tanel Toomi puhul oli tegu päris esimese täispika mängufilmiga. Coca-Cola! Debüütfilm on ka tänavune hitlugu Frank. Selliseid asju väga sagedasti ei juhtu, et tuleb üks noor mees, Tõnis Pill antud juhul, ja teeb publiku rekordit kogu aasta peale, eks. Meil oli seal väga palju
küsimusi seoses looga, stsenaariumiga, montaaži ajal olid ka teatud vaidlusi. Me ei osanud oodata, et ta muutub nagu nii viraalseks noorte seas. Debütandi usaldamine, kui raske see on? Ma arvan, et tegelikult ei ole raske, sest kuskilt mingi tunne ütleb ära, et kas see on võimalik või ei ole ja üldiselt need esimeste filmide režissöörid siis tegelikult on ka ikkagi piisavalt nagu vintsked tüübid, et sul peab olema päris kõvasti, soomlastel on hea sõna sisu. Sisu peab olema ka allfilmil endal. Ikka selleks, et võtta teha sügavamale sisekosmosesse sukelduvaid nii-öelda autorifilme, mille puhul on väga raske suuremat publikumenu ette ennustada. Ma isiklikult ikkagi olen alati tundnud head meelt ka sellest, et nad on hoidnud auses seda spektri eksperimentaalsemat otsa, ehk et nad on andnud seal võimaluse Jaan Toomikule või Lauri Laglele või Marko Raadile teha selliseid filme, mille peale välismaalased peavad 2 korda üle küsima, et kas päriselt riigi raha eest tegite sellise filmi. Tomi, sul õnne, sa oled üks õnnelik mees. Lauri Lagle Portugal näiteks oli väga julge eksperiment. Ka Jaan Toomiku Maastik mitme kuuga näiteks, mis ei saanud väga palju kõlapinda, oleks võinud saada rohkem, aga ta on nüüd üks kultuuriline märk, mis tänu allfilmil olemas on. Et need on tegelikult väga rasked otsused, väga riskantsed, aga selles ongi minu arust selle mängu ilu, et sa võtad selle riski, et sa kunagi täpselt ei tea, et kas tal tekib see X-faktor või ei teki. See viib meid tihtipeale mingitesse kohtadesse, kuhu me muidu ei jõua. On veel üks koht, aeg ja olukord, milles seoses allfilmiga tuleb rääkida. 2019. aastal rääkis kogu Tallinna linn sellest, kus ja kuidas filmib maailmakuulus režissöör Christopher Nolan oma suurfilmi Tenet. There are people in the future who need us. I need Tenet. Allfilm oli selle taga, et Hollywoodi megafilmi osaliselt just siin üles võeti. Teneti saamislugu oli hästi juhulik, lauatelefon heliseb ühel hetkel ja küsitakse Rein Kootovit. kuna režissöör oli kunagi näinud ühte filmi, mida Rein oli filminud, see oli Tallinn pimedus. Ahah, et kuskilt oli mingi asi, et Eestis ka teevad filmi, et lähme vaatame, mis neil seal on. Kõigepealt antropoloogiliselt äärmiselt huvitav on ju vaadata, kuidas sellist filmi tehakse ja näha tõeliselt, kuidas Hollywoodi masinavärk liigub, olla selle sees. Kas ka see koostöö avas mingisuguseid uksi ka? Ta langes just COVID eelses aega. Ehk siis Tenet, põhimõtteliselt ta tuli välja COVID ajal, eks ole, ja siis see oli mingi hetk, kus tegelikult maailma filmitööstus seisis. Ehk siis sellist kiiret otsest mõju tegelikult Tenetil ei olnud, kuna sel hetkel lihtsalt maailmas ei tehtudki mitte midagi. Ja selleks, uuesti tegema hakati, oli ta võrgat nagu meelest läinud või ta ei olnud enam nii suur. Aga samas track recordina või kuidagi, et meil on portfoolios selline film, mida me oleme teenindanud ja mis on nii suur ja ega ta nagu halba ka ei teinud. Muide, neil päevil linastub Eestis ja üle ilma Soome päritolu Hollywoodi megamärul Sisu 2, mis väga suurel määral filmiti üles Eestis. Kaasatud olid paljud Eesti taustajõud ning siinsed näitlejad. Kõik seegi on allfilmi töö. Seega ühineme tagantjärele õnnitlejate kooriga ning soovime allfilmile pikka iga ja palju silmapaistvaid filme.